Kallid sõbrad, ma tahan teile öelda, et ma vajan ruumi. Ma vajan ruumi. Mul on ju ruumid. Mul on ruumid Viljandi Nürnbergi majas. Ühes toas võtan vastu tarokaartide kliente ja teises toas on Maali stuudiogalerii. Tõepoolest otsin ruume. Ma vajan sellist ruumi, kus ei häiriks ümbritsevat eluolu inimeste valjud hääled ega ka valimuusika. Need võivad olla joogaruumid, trenniruumid või trennisaal. Võite minuga ühendust võtta ja siia postituse alla kirjutada või soovitada, kellega ühendust võtta. Nimelt, ma olen lõpusirgel õpingutega Tao keskuses Eesti meditatsioonikoolis, kus omandan meditatsiooniõpetaja eriala ja otsin ruume, kus hakata juhendama Osho aktiivseid meditatsioone. Kes see Osho on siis? Osho on India valgustunud meister. Osho on vaimne õpetaja, kes on inspireerinud miljoneid inimesi üle terve maailma. Osho on tõeline modernne vaimuhiiglane, kelle meditatsioonid ongi loodud tänapäeva kiires elutempos tormavale kaasaegsele stressis inimesele. Ja Osho õpetuse põhiidee on julgustada olema inimest see, kes ta on. Olema iseenda moodi, mitte alla surutud ega kellegi teise poolt valmis vormitud. Ja Osho ei ole kindlasti filosoof. Ta rõhutab kõikjal vahetu eksistentsiaalse kogemuse tähtsust sinu teel oma sisemise tõe poole. Ja meditatsioon on lüliti, mis suudab meelt vaigistada, mõtteid vaigistada, mitte vägisi ega mingi esoteerilise rituaali kaudu, vaid läbi mõistmise, jälgimise, läbi vaatlemise ja kindlasti läbi terve huumorimeele. Me oleme lasknud meelel, mõistusel, mõtetel oma elu üle valitseda. Igapäevaselt olles elukeerises, ambitsioonid, karjäär, igapäevased suhteprobleemid, kiire elutempo joostes ühest kohast teise, vägivald, laste kasvatamine, tervis, see hõlmab kõiki eluvaldkondasid. See valitseb kõik meie päevi, meie öid, tekitades konflikte meeltega, tekitades sisemist rahulolematust, hoides sind unetuna öösel üleval ja sundides kõike seda öösel muudkui uuesti ja uuesti läbi ketrama. Või siis mõtlema oma peas juba homset planeerima, mis ei lase sul uinuda ja tekitab jällegi nagu ärevust. Segab und, väsitab, häirib unenägusid ja päeval ja ööl on keha ja meel pidevas pingeseisundis. Et kui vaiks leiduks siis see on-off nupp, kus seda kõike välja lülitada ja puhkust anda iseendale. Ja selleks lülitiks, mis meelt vaigistab, ongi Osho aktiivsed meditatsioonid. Ja Osho aktiivsed meditatsioonid on teadlikkuse tehnikad. Teadlikkus toob sulle võime elada ja töötada rahulolevamalt, efektiivsemalt, tõhusamalt, olla rõõmsam ja aitab ligi pääseda kogu sinu sisemisele potentsiaalile. See on see, et ma olen rohkemaks võimeline, aga miks ma seda siis ei tee? Ma nagu tahaks midagi, teeks midagi, aga mis see siis oleks, on ju? Ta aitab selle üles leida. Ja teadlikult on tõestatud, et tehes Osho meditatsioone väheneb ärevus, väheneb stress ja ülemõtlemine. Toimub su kehas lõõgastus, paraneb une kvaliteet,
ja sa raputad maha pinged oma kehas, oma meeltes ja lõpeb see pidev ketramine oma peas. Võimalik on terasem, puhanum ja loomingulisem meel, mis suudaks funktsioneerida sinu ainulaadse intelligentsi kõrgemal tasemel. Sa saad midagi ära teha iseenda jaoks. Sa saad vahendid iseenda aitamiseks ükskõik millal, ükskõik kus. Ja ma kutsungi teid avastama, ma kutsun teid praktiseerima Osho aktiivseid meditatsioone, kui ma need ruumid olen leidnud, kus grupis seda teha. Ma hakkan ka läbi viima individuaalseid meditatsioone, kes ei taha grupis läbi viia neid. Aga neid ma teen siis siinsamas Viljandi Nurmbergi majas, et kirjutage mulle Messengeri siia postituse alla nii ruumide osas, individuaalse huvi korral, kui ka tegelikult ma tahaks teada, et palju üldse huvilisi oleks Osho aktiivses meditatsioonis osavõtjaid. Sest vaatan ka, et kui suured ruumid, siis peaks nagu olema. Nii, seniks ma soovin teile kõike kaunist ja teadlikkust ja julget meelt kohe kindlasti. Kõike head!